see on Kaataru saare talu, väike talu, 18 hektarit. Ja alustasin marjadega, nüüd tuleb köögivili ka ja üritan mahedana kõike kasvatada ja teha. See istutatud uus mustasestra põld, rea vahe on 3 meetrit. See on must maa, seal ilus mahemaa, et miks ma teda lasen rohtu kasvada, nagu mustasestra põõsa vahel tavaliselt läheb, eks ole, niitmiseks, et nüüd 2 aastat saab selle peal kasvatada köögivilja. Ja ma arvan, et mustasestra põõsad on ka selle üle tänulikud, et nende ümbert haritakse. Et siis on selline ilus triibuline 2 asja ühe põllu peal. Ja kõik köögivilja on niimoodi. Ja järgmisel aastal saab veel, aga siis juba kasvab põõsas nii laiaks, et siis enam ei mahu sinna vahele. Siis tuleb uus põld võtta. Ja niimoodi ongi köögivilja hakkan aga nende mustasestra ridade vahelt järjest kevadel neid maha külvama või istutama ja siis need on ikka kõplamise ja rohimise töö. Siin käivad mul need noored sugulased abis ka ja niimoodi me teeme. Emast isast on abi ja et ise kõik ei jõua küll. Ja siis, kui hakkab juba mari tulema, siis on Vändra lapsed, kes on krips-kraps alati apis marja korjamas. See on ja selline suur töö, et siia on ikka vaja abi juurde, sest mari tuleb kiiresti ära korjata. Vaarikat on vaja 2 päeva tagant korjata, mustsõstal muidu pudeneb ära, kui õigel ajal ära ei korja. Ja rohimised ja kõplamised ja need ju kõik tuleb pidevalt teha. Tahaks ilma keemiate kasvatada ja turg kasvab päris jõudselt selles vallas ja kuidagi see on selline loomingulisem töö, sa pead kogu aeg mõtlema ja nuputama ja hea meel, kui hakkama saad, kui asi kasvab. Nõges on tänuväärne, aitab putukate vastu, annab väetist taimedele. Nõgese leotis on kogu aeg leos mul. Ja poed on ka, mahepoed on väikesed poed, kes võtavad sind jutule kaubaga, et nagu turustada on. Ja otse inimestele, kes lähevad, kes taludest otsivad seda otse toodangut, nendel on esimene tingimus, et ta oleks mahe. Et selles suhtes on, see turg on praegu täiesti arenev. Sai mindud toodangu peale sellepärast, et meil on linnad on kõik kaugel. Et iga päev turuvahet sõita ei ole aega ja ka kulu sõidu peal on liiga suur. Ja siis on niimoodi jagatud, et pressin suvel marjad mahladeks ja talvel on neid aega siis teha, kas siirupiteks või mahlajookideks või milleks ja köögivili läheb keldrisse ja talv läbi tulevad letsod ja supipõhjad ja sellised salatid, et lihtsalt minu meelest ainuke lahendus, kui iga päev ei pea mitte turuvahet sõitma. Hoidiste turustamine on palju kergem kui värskel kujul. Siin on ikkagi mari pudelis. Et mari, mis korjame, läheb otse sügav külma, et ta neid rakkusid lõhuks, et saaks mahla kergemini kätte. Siis läheb pressi ja kõik see, mis marja sees tuleb, see ongi see, mis sinna pudelisse läheb ja mitte midagi me sinna juurde ei lisa. Et nii ehtne see mahl tuleb, et ka poest ikka sellist ei tule suurest tööstusest. Me isegi ei keeda läbi, vaid aitab pastöriseerimisest 82 kraadi. Ta peab ju ka ohutu olema tarbijale. Ja nii ta tuleb, maitse on kõige ehtsam ja väärtus on tal kõige suurem niimoodi. Siin talus käib töö küll käsitsi, nii väikeses mahus ja seda ehedam ta ju tuleb välja. Ikka täiesti kodused hoidised kõik. Mahla pressime, pressiga käsitsi väntame, puupliidi peal kuumutame pudelid, purgid ja mahlad ja püreed ja lähevad pudelisse ja lähevad keldrisse ja siidid peale ja siis turgu ja. Töö käigus kogu aeg arened ja tulevad uued mõtted ja üks asi viib teiseni ja. Jah, ise õpid kogu aeg, aga hoidiseid on ju alati tehtud, et see ei ole midagi nii uut, et ma nüüd järsku võtsin ja hakkasin tegema. Alustasingi nende retseptidega, mis on 20 aastat oma perele tehtud. Ja siis otsid uusi retsepte ja tarbijad ise ütlevad, et tee seda ja annavad ise retsepte, mida tahavad saada.
nii ta järjest mitmekesisemaks läheb. Ja ikka selliste tervislike retseptide suunas, sest inimesed tahavad tervislikkust ju tänapäeval. See talu, ta ei olnud maha jäetud, aga siin ei elatud sees ja elumaja oli võrdlemisi kehvas seisus. See nüüd 2 aastat tagasi laste suurel toetusel sai ta siin nüüd korda tehtud. Töö veel käib, ta ei ole veel päris valmis, nii nagu ikka, et võtab mitu aastat aega tegemine. Ja järjest hakkasime põldusid üles sarima ja kraavid olid suurtes leppades kraave puhastama ja küttepuud on siit tehtud oi kui palju ja nüüd sügisel saab 8 aastat. See aeg on läinud lennates. Ja nüüd võtan järjest uusi põlde käiku ja nüüd on nagu sellise kindla järje peal asi, et tunnen, et toimib. Enam ei pea otsima. Eks esimesed aastad sai otsitud ka seda õiget. Kasvatasin marja ja vedasin turule ja ka maad on siin kehvapoolsed, et ei ole see mari kõige ilusam ja parem ja turud kaugel ja siis nüüd tundub, et on see õige suund leitud. See vist võtabki aega. Täiesti normaalselt on võimalik ära elada. Ja innustabki see just, et nõudmine on nii suur toodangule. Võiks arvata, et turu leidmine on raske, aga see ei olnud raske. Ainuke pood, kuhu ma ennast pakkusin ise, oli Rapla talupood. Ja kõik need teised on leidnud mind ise. Minu meelest on see nii loomulik. Selline talus, et see on see talu tema traditsioonilises tähenduses, ma ikka ütlen, et annab elatise ja hoiab maad korras. Et nii ta on ju ajast aega tegelikult olnud. Et ei pea siit minema kuskilt tööd otsima kodust välja.